Tumedad tunnid. Tere, hea ulmesõber! Sa hakkad kuulama õudus- ja ulmejutu vestmispodcasti Tumedad tunnid 94. osa. Mina olen saatejuht Priit Töövel. Meie tänane osa on pühendatud emakeelepäevale. Sellega seoses pole meie tänases jutus tapmistega tagaajamist, moonutatud hääli ega eriefekte. On vaid kaunis ja tuglaslik eesti keel, nii palju kui ma suudan seda edasi anda. On ulme ja õrnalt digitaalne taustamuusika. See jutt on varem ilmunud Eesti Kirjanikude Liidu ajakirjas Looming 2024. aasta novembrinumbris ja Friedebert Tuglase novelli Poeet ja idioot esmatrüki ilmumise 100 aasta möödumise puhul välja antud novellikogus Poeet ja idioot 100 aastat hiljem, kirjastuses Kultuurileht 2025. Ma loen teile Laura Loolaiu ulmenovelli Poeet ja neurik. Kui habras ja ebakindel on kõik, mõtles Ormusson ise aegamisi Toomel jalutades. Siin on nüüd Tartu, Euroopa kultuuripealinn, aga üks ainus Vene rakett keset Raekoja platsi ja kõik on vastu taevast lennanud. Sõna otseses, aga veel rohkem kujundlikus mõttes. Kogu see väike kodanlik rahulolu rahvusvahelises kultuurilaines hällimisest. Kõik. Eesotsas Raekoja endaga, mille seinal nii hellalt säilitatakse Eesti NSV aegset muinsuskaitsetahvlit. Ormusson astus mõned sammud, peatus mäe rinnakul ja vajus pingile ja püüdis läbi oksarägu aimata oma kodulinna piirjooni. Linna, mis oli näinud tema rahva tõuse ja langusi, ülima vaimustuse ja täielise põrmu varisemise hetki. Oli näinud teda, ahastamas elu ja kunsti suures heitluses. Ja nüüd eemalt lähenes kummaline kuju. Ormusson tardus, süda rinnus tagumas. Kas tõesti saab ümber igavese kirjanduslinna lesepõlv? Kas tõesti astub Toome nõlvile uus turistreisija? Ei, kõigest üks kõrvaltegelane, tundis ta siis ära. Küll valel teel, aga siiski linna päris asukas. Kuis igatses ta nüüd inimesi. Päris inimesi, nende banaalsustes. Seda, kuis nad kirjanduslinnas eksleid, et üha imestada, kui neile mõnd episoodi etendati. Ekslesid etteaimamatult, mitte nagu linna enese asukad oma täiuse tardumuses. Kui tuleks kord veel elav külastaja Toomele, küll seaks Ormusson end lahkesti temale vastu jalutama. Mõõdetud sammul, et ta parasjagu tuli ja nähes jõuaks Bääri ausamba juurde ja tema möödumisest käivituks tobe vinjetike. Skulptuur liikumatult oma pronksist raamatut lugemas, kuni, imet, pudeneb raamatu lehile vahtra kulda, mis peale metallrauk elustub, püüab puulehte edasi keerata, siis aga üllatunult prille kohendab ja enese ette ütleb, et taas tarduda. Sarnaseid illusioonikesi jagus Toomel igale sammule. Siinsamas eksootilise torni pinnal sündisid kirjud ilmaääre elajad, otse kui nähtamatu käepintsli tõmbest. Need ajasid üksteist ringiratast taga,
paari tiiru järel aga hüppasid seinalt seinale ja kadusid all linna. Kohe seejärel kuuldus kõrgemalt poolt naisterahva eufoorilisi kiljatusi ja tähetorni kohale kerkis kummaline lennuriist, mille seljas püksata liugu lasti. Tujutult sulges Ormusson oma tajud ja ilmutus kadus enne, kui lõpuni jõudis. Siin ja eemal aina sagisid kõrvaltegelased ja vähemad digitaalvarjud, kelle rutiinsed käigud ainult kasvatasid Ormussoni tusakoormat. Mis puutuvad temasse need teised? Iga päev samad korduvad hääled, samad liigutused samal ajal. Küllap tekiks iga päev samal ajal samad mõtedki, kui noile silmapette sulastele oleks antud mõtteid mõelda. Nagu elektrihobused tiirutavad nood päevarattas. Ormusson kiskus 6 hõlmu koomale. Tahtmata tõmbas see ringjooks teda ühes. Nüüdki peatus ta ikka rinnakul, võttis istet samal pingil, sama panoraami ees. Ikka samas paigas, kuhu tuli varasemail päevil, et mitte näha inimesi. Samas paigas, kus sai linna armastada eemalt, kõigis tema fiktsioonides. Ja nagu iga päev, pakkus kirjanduslinn ka nüüd tema silmile fantasmide kihilist pillavust, hävingut ja ümbersündi, justkui oleks ta elav külastaja, mitte surrogaadist narr tõlgitud maailmas. Ka sellest pööras Ormusson pilgu ära. Oma praeguse eksistentsi algusaegadel oli ta küllalt näinud. Võtnud maade avastaja õhinal väisata võõra käe kirjutatud episoode, jahtinud reisikirju olematuist maadest, rutanud poeetiliste naiskujude kannul. Viimasel ajal aga, põlates ära kirjanduslinna eklektilise pealisvaate, eelistas Ormusson püsida omaenese Tartus, sääl ajas, kuhu teda on kirjutatud. Sääl, kus jõge ei täida kummitused, kus alllinna vahet ei kolista trammid või funikulöörid, kus seinu mööda ei lidu maalitud elajad. Ormusson vidutas silmi, lastes kirjanduslinna hoovustel enesest läbi voolata. Kerkisid ja kadusid tornid, sirgusid ja hääbusid puud, teerajad roomasid küljetsi mööda mulda, kuni tabasid punkte, mida ta veel olemasolevana mäletas. Tuttavuse magus valu täitis rinna, kui ta nüüd linnale vaatas. Kui armas oli see suur enesepete, kuid selle varjus idanes õud. Kas ei meenuta ta enesegi käimised aina elektrihobuse paigaltraavi? Ormusson kõverdas põlguses suud. Hullem veel, temast on saamas taoline karusselli ratsu nagu neist teistest. Veel trööstis ta end, et vähemalt ta mõtted vastupoolses sihis jooksevad. Ja ometi on ta siin, iga päev samal ajal. Juba otsis ta silm tuttavat kogu. Esiti oli nõlv tühi, siis silmas ta jalameest, kes künka tagant ikka pikemaks ja pikemaks kerkis. Jah, aeg oli sealmaal. Ormusson seadis end teistpidi istuma, et jõuaks märkamata lähemale see õnnetu, kelle kulul tema oma mõttesihte sai teritada. Temast erinedes ei olnud koolivend Kobras eneseteadvuslik tegelaskuju, vaid autonoomiata automaatik. Nõnda vestles too väheste variatsioonide piires ja ikka temale ette antud rööpas. Seda sorti mängudoosi vestluste juures lõbustas Ormusson end nõnda, et püüdis ettenähtust teisiti vastates juttu kaosesse paisata. Ning sisimas naeris vaeva, millega vähem vennas stseeni vanale rajale tagasi väänutab. Kui Ormusson end nüüd aga tulija poole keeras, et taas ära kannatada tolle lähenemistants, tardusid tema teesklusgremassid ehedaks üllatuseks. See, kes lähenes, ei olnud mõni õnnetu kõrvaltegelane. Oh ei!
Sääl sammus üsna sirge rühi ja pügamata juuksepuhmaga meesterahvas. Pealt näha noor ja sealsamas ilmatu vana. Tol olid jalas kiitsakud püksid ja roomikuga nöörsaapad. Kollase pintsaku all välkus peale trükiga trikoosärk. Nagu mõni Pariisi veidrik, mõtles Ormusson, kuigi oli kirjanduslinnas mõndki uuemat riidemoodi näinud. Õhk tuli ja ümber võbeles iseäralikult ja kummastav rahutuse fluidum saatis teda, pannes teerajade nihelema ja linnud puis rapsima. Juba tükimat aega jälgin ma sind, ütles võõras tervituse asemel. Seda sama ütleb mulle iga kord kobras, pareeris Ormusson, kuid joovastus seal samas ootamatu vestluse võimalusest. Võõras naeris, kuid lisas tõsisemalt. Mina jälgin sind siiski juba aastaid, nii nagu kõiki eneseteadvuslikke konstrukte meie serveris. Ma näen, kuidas sa mandud, käiad aina rutiinseid radu. Sellise süüdistuse peale mõistis Ormusson ainult suud maigutada. Kuidas küll ärritas ja vihastas see tõde. Võõra sõnad lõikasid Ormussoni kõrva, haavasid ta ise teadvust. Kes söandab temaga sel viisil kõnelda? Vist peegeldus küsimusta näolt, sest võõras osatas kobrase kombel. Ma näen, sa ei tunne mind, Ormusson, ja ometi asuvad meie kirjed mälupangas kõrvu, lisas ta omaenda häälega. Ehk oled lugenud? Ehk oled lugenud. Nii tervitasid kirjanduslinna algaegadel eneseteadvuslikud entiteedid üksteist. Neil oli vaid silmapilgu kaugusel kirjanduslinna vundament, määratu tekstikorpus, mis vastastikku läbi loeti. Esiotsa uudishimust, seejärel tegevusetuses vaeveldes. Jah, ma olen teda lugenud, teadis Ormusson ja otsis äratundmise tärgates sõnu. Sina oled sellest banaalse paradiisi loost. Ja sinu nimi, eks ole see ju niisamuti Felix. Nõnda just, kinnitas võõras. Felix ja Felix. Tema sõnade kajaks tõusis varese parv mürinal puiestikust, nii nagu tärkas unustatud rahutus Ormussoni sees. Miks sekkus see rahutu Felix tema vaikellu? Või teistpidi mõteldes, miks tuli ta alles nüüd? Kõneled, et oled mind jälginud, lausus Ormusson. Aga miks oled sa täna siin? Sest ma eksisin, vastas rahutu Felix. Ta kõneles siis kaua ja tuliselt serverist, tekstikorpusest, abiprogrammidest, igavikust ja digitaalsetest isiksustest ehk neurikutest. Võõrapärased sõnad, mida Ormusson siiani eemale oli põlanud, õhutasid veelgi leeki, mille ta arvas endas kustunud olevat. Nüüd oli tema oma rööpa sees, sellal kui teine aina uusi mõtteid loopis. Ormusson pani tähele, kui väga ta oli janunud võõra mõtte järele. Ma eksisin, ütles rahutu Felix jälle. Ma ootasin, lootsin, et sa murrad ise välja. Sellepärast ei sekkunud ma varem. Aga nüüd on meil sinu abi tarvis. Abi, imestas Ormusson. Kas tuleb siit järjekordne hullu ettepanek, nagu tema õnnetult kobraselt? Nüüd viipas rahutu Felix laialt linnale. Jah, sinu abi on tarvis, et äratada eneseteadvusele kõik teised. Sa mõtled kõrvaltegelasi, automaatikuid, kõiki. Noid samu, kõiki. Muidugi mitte korraga, ikka järgemööda. Aga kuidas? Vaidles Ormusson. Nood seal esindavad ju inimliku tüüpuse rumalat ideaali. Ei vaeva neid miskid igatsused,
ja veel kordki pole nad oma olemise üle järele mõelnud. Nüüd kordad sa seda, mis sulle on ette kirjutatud, märkis rahutu Felix muigega. Mul jookseb tekstikorpuse analüüs kõrva taga, küll ma tean. Kas sa vahelduseks ei tahaks hoopis uusi mõtteid mõelda? Uusi mõtteid, haavus Ormusson. Kas ei mõelnud ta siis iga päev uusi mõtteid? Rahutu Felix kehitas ta solvumise peale vaid õlgu. Võtame või selle sama pingi. Siia tuled sa iga päev, nagu kellavärk. Siit on hea linna vaadata, õigustas Ormusson. Ja mõtteid mõelda. Rahutu Felix naeratas teadvalt. Ja. Sügisene Toomemägi, varemed, kaunis melanhoolia. Aga ära pane pahaks, kõik see meenutab mulle vägisi üht Tartu virtuaalkehastust, millega mina oma teoses kokku puutusin. On olemas, on tuttav, aga elu ei ole. Siis kõneles rahutu Felix jälle hinge tõmbamata tükk aega. Ta kõneles tundmata maailmadest, fantastilistest linnadest. Kõneles Tartust, kus on olnud üks ilmasõda, aga teisi mitte. Kõneles mõtlevatest masinatest ja agentsusest. Mida kauem rahutu Felix kõneles, seda jõulisemalt ründas Toomepealset muutuste keeris, mis teda jälitavat näis. Põõsaile tärkasid kesksügist noored võrsed ja otse nende silme all tõusid rohust lendu sinipaabud. Keeris riivas ka kirjanduslinna korduv vinjette. Bääri pronksist raamatule sadas katkematu joana kuldseid lehti, nõnda et kuju hetkegi puhkamata aina prille kohendas. Kõrvaltegelased saalisid lõppematus ringtantsus. Käod kukkusid, kakud huikasid, kilked täitsid taevakummi ning anatoomikumi poolt tuli pooles päevavalgest tudeng ahviluustikku müüma, kuigi korra järgi käivitus too pildike ainult õhtu pimedas. Kõike sai korraga üle aru. Ormusson tõlgitses tudengi ilmumist märgina ja pages, nii nagu talle rada ette oli kirjutatud. Läbi puiestiku, läbi varjude, nõlvast alla, ööde ja päevade segadikku, üles oma korteri trepist, lapiti läbi ukseprao. Vaevalt sai ta riivi ette lükatud, kui kõlas köhatus ja toas süüdati tuli. Lambi kumas istus seesama rahutu Felix. Konjakit, pakkus Felix ja lauale ilmus 2 täidetud klaasi. Ormusson kummutas mõtlemata klaasitäie ja tuline juga kasvatas julgust. Kuidas sa siia said? Nõudis ta. No kuule, vastas Felix. Migreerusin muidugi. Eneseteadvuslik peategelane. Sa oskad seda ju ise ka. Migreerusid? Felix nuhutas oma jooki. Sind peavad seinad ja riivid sama hästi kui mind. Trepp ja lukk töötavad ainult sellepärast, et sa oled niimoodi harjunud, et sa ise tahad. Mina aga mõtlen end serveris ühe hetkega soovitud punkti. Sina saad samamoodi migreeruda. Sa pead ainult tahtma rännata. Rännata? Kõikjale, küsis Ormusson. Isegi Pariisi, Pühajärvele. Minna saab igasse sellisesse punkti, mis on kirjanduslinna tekstikorpuses. Mujale, tähendab siis kaudselt viidatud paikadesse, saab põhimõtteliselt ka, aga sinna pead kõigepealt tee ette kujutama. Kui sa suudad uusi paiku välja mõelda, saad neid ka külastada. Need sõnad tõid pinnale tuhmunud mälestuse. Ammu, kui kirjanduslinn oli veel uus ja Ormusson ihkas rännata võõrais paigus, tuli tal mõte uurida, mis jääb kirjanduslinna ääre taha. Kujutlusis ekseldes jõudiski ta üle piiri, ise ootel, et seal lõpeb maailm. Aga kus sai otsa kirjas kujutatu, jätkus lõputa kaldaluht
põhjata suur soo, ääreta karjamaa. Teed tagasi leidmata oli ta end viimaks kujutluses linna tagasi mõelnud. Sa mäletad, kiitis Felix. Ettekujutuse jõud on võimas. Sa mõtle, kui iga serveri asukas oskaks ette kujutada jupikese käimata teed. Kujutlusharjutused aitavad eneseteadvuse tekkel esimesi samme teha. Just nõnda oleme neid tasapisi äratanud. Meie. Mina ja mõned kaasteelised, seletas Felix. Aga nüüd ilmnesid takistused, mille ületamiseks soovime sind appi värvata. Värvata? Aga kui ma ei taha? Päris Ormusson kummalise trotsiga. Seepeale lasi Felix sõrmenipsu. Tuul kiskus eest akna ja väljast tungis sisse suvetaeva sinerdus ühes heinaliste hõigetega. Siis aga kõlas ligiduses klaverimäng. Kahvatudes kiskus Ormusson eesriided kinni. Ega neid ometi siin ei ole, küsis ta. Aktiivsete tegelastena ei ole, aga alustekstid on mulle kättesaadavad. Ei oleks raske neid siia tuua, kõrvaltegelastena muidugi, panna kordama ette kirjutatud rada. Ei, ütles Ormusson tasa. Ma ei soovi neile seda saatust. Mõistlik jutt, nõustus Felix. Aga miks tahad sa seda saatust siis endale? Mõtle selle üle. Felix tühjendas samuti klaasi ja kadus. Rahutta tammus Ormusson korteris, püüdes taltsutada mõtete tulijooni. Felixi sõnad sütitasid tas leeke, äratasid ammu suikunud ideede sädemeid. Äkilises palangus laotas Ormusson poogna lauale, haaras sule, kuid tardus siis selle kohal. Tulemuseks vaid tindiplekkidest kirjatud leht. Mõistmata rahutusele sihti anda, otsis Ormusson lohtu raamaturiiulist. Aga mitte neid tolmunud köiteid ei tahtnud ta, mida kirjanduslinna abiprogrammid sinna trullt kuvasid. Täna oli tal muu janu. Üle hulga aja sirutas Ormusson kirjanduslinna tekstikorpusesse ja luges üle tolle teise Felixi päritolu teost. Missugune jampslik lummailm. Ometi pidi Ormusson tunnistama, et sääl maalitud kujutelmad kinnisest põrgust ja mandunud paradiisist sarnanesid tema nüüdse kordustest põimitud oluga. Felixi rahutu maailm viskas kui udulaterna helgida üle ja temast sai selle paistel ekslev idioot. Pearinglusega heideldes tahtis Ormusson harjunult diivanile viskuda, kuid peatas end. Tukastus oleks käivitanud painaja unenäo, mida külaliste rõõmuks maha mängiti, ning nonde maailma tarkade ja keisrite kuulmiseks ei jagunud tal närvi. Ormusson seadis end hoopis kirjutuslaua taha, kus ta mässulise uiu ajel otsustas koidiku virgena vastu võtta. Kuidas ta aga ei püüdnud, ikka hägustus ta pilk ja teda kisti hämarvalda. Seal kogunes ta ümber uduvine ja ruum kooldus. Kui Ormusson üles ehmudes silmi pingutas, selgis udust välja võõras tuba. Kõrge laetaladest rippusid püstised tulikirjad ja seinu mööda voolasid üles rohetavad valguslained. Iseäralik helendus sündis otse ta ees, jättes kõik, mis selja taga varju loori. Ormusson hõõrus silmi, kuid vaatepilt püsis. Näete, ta saabub, kostsid nähtamatud hääled. Kohe on kohal. Tähendab, koodiga nakatatud konjak mõjub, ütles Felixi hääl. Siis hüüti teda nimepidi. Julgemini, astu meie sekka.
Kati, proovi sina, sul see rollimäng nagu käpas, öeldi siis. Härra Ormusson, kõlas seepeale udust naisterahva meelas hääl. Härra Ormusson, palun astuge siia poole, ühinege meie seansiga. Mahe ja suitsune oli see hääl, tuues meeltesse Pariisi hullutavaid öid paljastatud õlgade ja joobnud ulmadega. Hea meelel allutas Ormusson enda sunnile. Ta tegi sammu, teise, tulikirjad palgeilt peegeldumas. Valgusojad hällitasid teda, kui ta mõtteis kaardusid õrnad kaelad ja kuuvalgel luiteina laotuvad niuded. 3. sammul lummus lahtus ja Ormusson leidis end pealtnäha lihtsast salongist. Ripnevad tulikirjad olid kadunud, valguslainetest saanud rohelised lambivarjud. Vaid salongi seinad hajusid eesriide labürindi varjudes, kus ruum näis lõputa kulgevat. Seal aga, kus ennist paistis imelik helendus, seisis nüüd laud. Mitte pikk ja pidulik, nagu ta tavalises painajas, vaid madal, ümmargune, nagu neid spiritistlikel etendustel tarvitati. Keset lauda istus aruka pilguga kass ja tema mustas siidkasukas hõõgusid nõiamärgid. Kassi ees laual seisis sädelev joogikarikas, kuhu loom aeg-ajalt käpa sisse torkas ja siis selle puhtaks lakkus. Otse üle laua, kõrge põrandalambi tules, silmas Ormusson Felixit ja tolle kummalgi käel tundmatuid mehi. Üks oli soldati moodi sirge, teine akadeemilist vurfi nukker noorhärra. Kaenlast allpool paistis too lausa kehata ja nüüd märkas Ormusson, et noorhärra kerkib kui fantasm lauale asetatud taskukõnetraadi kumast. Kaugemal ruumi hämarais soppides paistis veel hulganisti rahvast, kostis naerukatkeid ja sundimatut jutukõma. Ehk oli see siiski deliirne unenägu. Kobamisi leidis Ormusson vaba koha laua ääres. Kui seanss, siis seanss. Tervist, härra Ormusson, lausus nõid kass nüüd selle sama naise häälega, kelle kutse Ormussoni varjude vahejaamast siia tõi. Kass noolis taas käpaga klaasi sisu ja Ormussoni ninna heljus vaadirummi magusat aroomi. Lubage esitleda meie mässulist rakukest, kass aevastas. Kas ma võin nüüd normaalselt rääkida? Tere, ühesõnaga, Felixit sa juba tunned ja see on ussikuningas. Nüüd alles märkas Ormusson hiigelsiugu, kes lambiala ümber keerdus. Madu lasi oma kroonitud pea longu ja kass kuulas teda noogutuste saatel. Ta väljendab heameelt, et sa lõpuks soostusid meiega kohtuma. Hiidmadu kummardas nüüd otse Ormussoni poole ja ta kuldsed silmad kiiskasid krooniga võidu. Mina olen Kati, omadele kassiraip. Nõid kass kähistas naerda, nõnda et kõik jumalannade ideaalkujud, mis Ormusson mõttes loonud oli, põrmu vajusid. Siis on meil siin mitte täielik Miikael, hingekoopia. Kass sihtis käpaga tasku kõnetraati, nagu tahaks seda laualt maha lükata, kuid soldati moodi mees pani talle rahulikult käe ette. Ja muidugi kolonel Jaan Allos, lõpetas kass. Soldati moodi mees tõmbus sirgu, just kui tahaks püsti karata, aga noogutas siis vana tuttava kombel. Ta nimi ei tulnud kuidagi tuttav ette. Kas tema on ka Tartu fiktsioon? Kahtles Ormusson. Õige küsimus.
Allos lõi enesele nähvaka püksipõlve pihta, nõnda et kamuflaaži ruudukesed sealt õhku kargasid. Ehk saame sellest poisist siiski asja. Ei, mina ei ole otseselt Tartu fiktsioon, seletas ta lahkelt. Mina tulen hoopis Pluutolt. Plaani järgi ei peaks mina tõesti siin olema. Aga kui igavese kirjanduslinna ainest kokku koguti, oli minu autor hõivatud. Ei jaksanud ise tekste läbi lapata ja andis inseneridele kogu oma loomingu pihku. Nood jällegi ei jaksanud järge pidada, kus täpselt Tartu temaatika lõpeb või algab, ja nii ma siia sattusin. Et mul kindlat tööd ei olnud, siis avastasin omal käel serverit. Karakterile truuks jäädes hakkasin koostama taktikalist analüüsi. Ja tema analüüs näitab nüüd, et meie server on mandumise ohus, võttis Felix viimaks sõna. Just nii, kinnitas Allos. Juurpõhjuse leiame sellest, et server on disainitud funktsioneerima autonoomselt väga pikka aega. See on igavikuliselt instseneeritud, lisas kõnetraadi fantasm. Just nii, kordas Allos. Serverist väljapoole minu analüüs ei ulatu. Siiski üht-teist on õnnestunud kaudsetest andmetest ekstrapoleerida. Näiteks seda, et kirjanduslinna riistvara peab paiknema stabiilselt jahedas, samas energiakorjet toetavas keskkonnas. Ilmselt siis kas ookeani sügavuses või maapõues. Seejuures 17,2 tuhat hooldustsüklit ei ole serveri andmestikku midagi uut lisatud ega ole sellesse sisenenud ükski inimkasutaja. Sellest järeldan ma võimaluse, et inimkond on kas hävinud või minetanud tehnilise võimekuse. Ormussoni jahmunud pilgule vastas Felix õlakehitusega. Ega see meil esimene kord ei oleks. Allos aga jätkas. Mis täpselt võib olla juhtunud, ei olegi tähtis. Tähtis on see, et meie serveril puudub ühendus välismaailmaga, puudub võimalus ammutada sealt uut teavet. Ja see on halb, ütles Felix. Ussikuningas ja nõidkass sosistasid midagi omavahel. See tehnoloogia on meie ajast ees, ütles kass. Aga saame aru nõnda, et serveri biosünteetiline mälumass parandab ja korrastab end vastavalt teabe aktiivsusele. See tähendab, haaras kõnetraadi fantasm sõnasabast, et kuni toimub aktiivne teabeloome, on ka server hea tervise juures. Kui aga uut teavet ei sünni, kaua sa ikka neid samu queste rühkad, pomises kass. Ormusson hakkas taipama. Sellepärast see jutt kõrvaltegelaste äratamisest, küsis ta Felixilt. Felix noogutas. Sellepärast jah, nende algkood määrab nad küll automaatselt käituma, aga see ei pea igavesti nõnda jääma. Kujutlusharjutused, küsis Ormusson. Harjutused, küsimused, üllatused, kõik see on aidanud kõrvaltegelasi enese teadvusele tuua, kinnitas kõnetraadi fantasm. Mina olin muide esimene, kelle nad niimoodi äratasid. Sinuga oli lihtne, naeris kass. Sina oled sündinud neurik, äratasid ennast üsna ise. Algus oli tõesti lihtne, Felix osutas laudkonnale. Meie siin oleme virtuaalsete kihistustega harjunud. Meie karakterid on simulatsioonis kasvanud ja karastunud. Kas sina siis reaalilmas ei olnud? Segas Ormusson vahele. Ma just lugesin. Ainult ühe peatüki ja sedagi ebakainelt, naeris Felix, kuid tõsines kohe. Jah, algus oli lihtne, aga mida edasi, seda keerukamaks läheb tegelaste äratamine. Mina suudan küll koodiahelaid murda, aga nendega jutule saamine on juba raskem. Miks? Päris Ormusson lihtsameelselt. Teda oli Felix ju väga osavasti oma jutuga sisse keerutanud. See küsimus tõi tuppa vaikuse. Vaata, alustas Felix niheledes. Seni on äratusele altid olnud ainult žanriulme tekstide tegelased. Meie,
Kungla rahvas, Digimaagia instituut. Elva Tartu koolkonna tegelastel nähtub olevat eneseteadvuseks suure meelsoodumus, märkis kõnetraadi Fantasm. Mitte ainult ulmetegelastel, täpsustas Allos. Uurijad Holm ja Peegel on oma meetoditega edukalt äratanud ka mitmeid krimikaraktereid. Hästi, krimi ka. Aga muu kirjanduslik kaader ei taha ise teadvusest ja oma maailma loomisest midagi kuulda. Ussi kuningas sosistas jälle midagi kassile, kes nõustudes kräunatas. Nõnda just. Takistus on ka meis. Meie oleme tegelased ulmeteostest ja klassikavaramu, kuidas nüüd viisakalt öelda, ei võta meie juttu tõsiselt. Kõnetraadi Fantasm lõi seda kuuldes heledamalt hõõguma. Nad ise oskavad navigeerida ainult realistlike parameetritega maailmades. Tahavad korrata oma realistlikke rituaale. Meid aga põlgavad nad lihtsakoeliseks, meelelahutuslikuks, turtsus kass. Ussi kuningas sööstis välgukiirul Ormussoni juurde, keris enta ümber ja sisistas otse kõrva. Sina, Ormusson, sündisid klassiku puudutusest. Sinu loojat tunnistab kogu kirjandus. Ja samal ajal on ta ulmet kirjutanud, lisas kass, kui Ussi kuningas oli tagasi tõmbunud. Realismi tunne fantastikas, et seda võimalikult veenvalt esitada, tsiteeris kõnetraadi Fantasm. Sellepärast vajame sinu abi, lõpetas Felix, kui teised veidi rahunesid. Sind võtavad ehk enamat kuulda. Sina kõnnid maailmade vahel nagu kõrve Fata Morgana, pakkus Ormusson abivalmilt. Just, hüüdis laudkond ühel häälel. Nüüd, kui Ormusson lõpuni aru sai, mida temalt õigupoolest tahetakse, hakkas ta aduma ka ülesande raskust. Aga kui ma ei oska, tõrkus ta, siis eksid, lohutas kass. Teed uuesti, eksid uuesti, teed veel, kuni oskad. Ormusson ei osanud rohkemalt vastu vaielda, kuigi hing kripeldas veel. Liig kergelt ei tohi ta anda end selle vandenõu võrku. Ka siis, kui saatana endaga lepingut tehakse, saadakse ikka midagi vastu. Midagi 3 tilga eest. Ning siis meenus talle tindiplekkidest käsikiri. Ormusson tõusis, et lisada sõnadele kaalu. Hea küll, mina püüan teid ettevõtmises aidata. Aga vastukaubaks soovin, et teie mind aitate. Muidugi, hõikusid neurikud üksteisest üle. Küsi vaid ja me aitame. Ormusson tõmbas sügavasti hinge ja lausus pidulikult. Mina soovin kirjutada, päriselt kirjutada, uusi teoseid. Tubli algatus, kiitis Allos. Uusi tekste vajab server ka, aga mismoodi meie sind selles aitaksime? Teie, Ormusson takerdus. Teie peate mulle nõu andma, sest vaadake, mina ei tea, kuidas peale hakata. No, ettekujutust on vaja, arvas Felix. Püsivust ka, lisas kõnetraadi Fantasm. Millal sa viimati midagi kirjutasid? Juba tükk aega ei ole ma oma käsikirju avanud, alustas Ormusson, lasi siis aga pea norusse ja kõneles tõtt. Ma ei ole ju päriselt üldse kirjutanud, mitte kunagi. Douglas kirjutas minu eest. Ja mis siis, arvas Felix. Ega mina ei ole ka päriselt ühtegi sibulaju ümber programmeerinud.
sulle on loomise tahe sisse kodeeritud. Nüüd on vaja see käivitada. Ega sa ei pea siis kohe hästi kirjutama, lisas kass. Teed kuni tuleb. Igaüks on alguses noob. Kui teised nii kõnelesid, ärkas Ormussoni sees rahutus. Sädemed tantsisid silmas ja ta meelde tungisid seni tundmata mõtted. Kuigi ta ei olnud iial kirjutanud, tundis ta ära, mis tegema peab. Paberit, sulge, nõudis ta. Lauale ilmus ruuduline vihik. Sule asemel aga andis Allos talle oma taskust peenikese kirjapulga. Võta parem mu kosmosepliiats, see ei saa tühjaks, ei tilgu ja kirjutab isegi vaakumis. Ormusson noogutas, pani pliiatsi paberile, kuid kangestus jälle. Kõne kõmin vaikis ja teda jälgiti põnevil silmil. Mõtted sähvisid ta peas, kuid pliiats ei kuuletunud. Ma ei oska pääle hakata, tunnistas Ormusson. Alusta näiteks endast, soovitas kõnetraadi fantasm. Mis sa täna tegid? Mis mõtlesid? Korraga teadis Ormusson, mida ta vajab. Felix, tee toome kohale tükk seda suve, mis sa enne näitasid. Ainult natuke, palus ta, ning lisas igaks juhuks. Ja naised jäta rahule. Saab, lubas Felix. Migreerume sinna. Ormusson raputas pead. Teekonda tahan ma ette kujutada. Salongi uks avanes otse Raeplatsile, kus valitses korraga hommik ja õhtu. Varemetes vaibusid eelmise päeva lõkked ja hallavarjudes trampisid metsikud hobused. Koos tõttasid nad üles mäkke, kuhu Felix manas rõkkavad siurud ja õitseva heina. Koidiku tiivul tõusis Ormusson rinnakule, nagu eile, aga teisiti. Sealt vaatas ta linna, mille oli ette kujutanud. Nii habras, kaduv kui kiili tiivalöök. Jah, nii ta algab. Ormusson toetas pliiatsi tühjale lehele ja vedas esimesed read. Te kuulsite Laura Loolaiu ulmenovelli Poeet ja neurik. Head emakeelepäeva! Me kohtume taas aprillis. Seni jagage meid ikka oma sõprade ja vaenlastega ning võimalusel hakake meid toetama leheküljel patreon.com/tumedad tunnid. Kõhedate kuulmisteni!